Tere tulemast kuulama Tehnopoli podcasti. Minu nimi on Martin Koroško ja ma olen Tallinna Teaduspargi Tehnopol äriarendusjuht. Ja täna on mul suur hea meel rääkida ühest enda lemmikteemast ja me räägime tehisintellektist. Ja selleks, et seda keerukat teemat avada, on meil täna siin saates kaks suurepärast külalist. Mul on hea meel tutvustada Feelingstreami kaasasutajat Terje Ennomed. Tere! Tere! Ja Telia klienditeeninduse arenduse juhti Ulla Kattai-Aavi. Tere! Nagu ma ütlesin, täna me räägime pisut keerukal teemal, aga läbi meie suurepäraste saatekülaliste on meil võimalik seda AI või tehisintellekti vaatenurka avada natuke läbi praktiliste näidete, sest Feelingstream ettevõttena on siis pakkumas selliseid tehisintellekt lahendusi, mis automatiseerivad ennekõike ettevõtete klienditeenindusi näiteks. Ja Telia on siis üks selline vahva kasutajalugu, kus Feelingstream oma juurutuse edukalt on ellu viinud. Ja täna me püüamegi rääkida natuke sellest lahendusest, me püüame rääkida nende ettevõtete ambitsioonist seda lahendust juurutada ja me räägime pisut ka sellistel maailmavaatelistel teemadel, ehk et kuhu tehisintellekt areneb, millised on seal need võimalused, millised on ohud ja milliseid võib-olla siis inimtegevusi tehisintellekt varsti üle võtmas on. Aga hakkame siis pihta, et kõigepealt läheme Feelingstreami juurde. Et paljud on kindlasti teie ettevõttest kuulnud. Te olete olnud erinevatel startup konkursitel ja täna te olete tegelikult juba selline päris tublisti ja kiiresti kasvav ettevõte. Aga äkki paari sõnaga, Terje, sa räägid, et mida Feelingstream teeb ja kuidas te selle lahenduseni või selle toote või teenuseni jõudsite? Meie teeme siis kliendivestluste analüüsi ja protsessi ja tehnoloogilist lahendust suurettevõtetele, et nad saaksid aru ja teha paremaid otsuseid, mida klienditeeninduses kliendid teevad ja kuidas agendid kliendivestlustele vastuseid annavad. Meie toote peamine kasu seisneb siis selles, et me näeme rohkem, mida seal sees tehakse nendes vestlustes ja saame teha selliseid juhitud otsuseid, näiteks, et kus me saame agenti koolitada, millised vestlused viivad meid müügile rohkem lähemale, kas me leiame vestluseid, kus müüki pigem ei toimu ja klient on lahkumas, kas meil tootel on mingisugused vead või protsessis on mingisugused vead, kas me näeme, et klient mingit teerada läbides peab meile kindlasti helistama, et ei olegi digitaalset teerada kliendile ja nii edasi. Et ühesõnaga te tegelete väga paljude andmetega ja kas ma saan aru, et teie toode on siis selline standardlahendus või te tegelikult teete seda nii-öelda juurutust iga kliendi puhul eraldi? Meie toode on standardlahendus, meil on üks tootekood, igale kliendile anname toote täpselt samas funktsionaalsuses ja nüüd see juurutus ehk siis andmete analüüs on ikkagi kliendi andmetest ja see teeb selle toote siis nagu selle kliendi jaoks eriliseks. Et kui me analüüsime kliendi kõnesid, siis me tõepoolest kasutame nii-öelda palju andmeid ja need on helifailid ja helifailid me töötleme tekstiks ja teksti siis analüüsime. Et see ongi siis üks AI lahendustest, mis me ettevõttesse viime. Selle teksti peale saab teha täiendavaid nii-öelda AI masinõppe lahendusi, mis siis aitavad meil prognoosida selle kõne või siis e-kirja sisu ja edasist vastust ja nii edasi. AI lahendusi siin-seal ikkagi on tekkinud ja täna ma võin julgelt öelda, et vähemalt nagu Eestis juba kindlasti paarsada ettevõtet kasutab oma toote või teenuse komponendina tehisintellekti. Et kuidas teie nendest paremad olete? Et kus te näete, et kas teie nagu äris on see eelis või teil on ka mingisugune tehnoloogiline eelis seal? Tõsi, AI-d kasutatakse hästi palju. Meie peamised eelised on seotud sellega, et meie oma toote sisse võtame siis kõik klienditeeninduse kanalid, et me ei keskendu ühele kindlale kanalile, et meie analüüsirakendus saab siis teha nii kõnede, e-mailide, chati, kliendi tagasiside kui ka näiteks CRM kommentaaride analüüsi. Teine eelis, mis meil on, et kui meil on kõnetehnoloogia lahendus või kõnetuvastuslahendus, siis see läheb tööle päevast number 1.
et ei ole seda juurutusprotsessi, et me peame nüüd hakkama kõnetuvastust treenima selle ettevõtte jaoks. Me oleme väga spetsiifiliselt arendanud oma mudeli klienditeeninduse jaoks ja klienditeenindust, mis eristab, ongi siis spontaanne kõne. Ja kui me mõtleme selle peale, siis spontaanses kõnes lause algab, klient hakkab mingit mõtet rääkima, ta vahepeal võib-olla parandab oma eelmist mõtet, et ma tulen teisipäeval, ei, ma tulen esmaspäeval. Ja see mõte liigub edasi, sellel pole selliseid komasid, punkte, algust ega lõppu, ta pole grammatiliselt korrektne lause. Ja see ongi see, mis teeb klienditeeninduse kõnetuvastuse väga eriliseks. Meie eelis on ka see, et meil on kombineeritud sellised iseteeninduslik graafikute loomise süsteem, et me ei tee lihtsalt nagu tehnilist transkriptsiooni, vaid me anname rakenduse äripoolele kasutada nii, et tema saaks seda transkriptsiooni kohe ka kasutada, teksti kohe kasutada, otsida endale välja need olulised märgid sellest vestlusest, et teha äriliselt paremaid otsuseid. See on selline võib-olla hästi keerukas teema tegelikult, aga me jõuame sellest veel rääkida detailides ka rohkem, aga mind isiklikult hästi huvitab, et kuidas teie selle lahenduse peale tulite, et kas teil oli endal mingisugune taustalugu selles valdkonnas või te nägite, et tehisintellekt on praegu trending teema, et teeme startup ettevõtte ja saame turul hästi pihta ja praegu on õige aeg minema panna. Feelingstream sai alguse tegelikult päris elust, päris minu tööst. Mina töötasin 6 aastat tagasi, töötasin ma pangas, kus oli mul juhtida 9 riiki ja 9 riigis ma juhtisin kontaktikeskust ja kliendikogemust. Ja minu poole pöördusid ikkagi erinevad riigid ja ütlesid, Terje, me vajame uusi inimesi selleks, et vastata kliendi kirjadele ja päringutele ja teha seda kõiki kiiresti. Ja minu küsimus neile oli, et kullakesed, et meil on täis digitaalne toode. Miks me vajame inimesi, et vastata kliendi kirjadele, et kas meil see digitaalne toode siis ei toimi või et hakkame kirja panema seda, et miks kliendid pöörduvad. Ja kui me siis sellise IT-projektiga valmis saime ja esimese kuu raport, siis teate, mis mu süda ütles või? Selles raportis oli 80% oli muu teema. Ja ma olin päriselt nagu häiritud sellest, et kui agent märgib CRM-i, mis põhjusel klient helistab ja 80% on muu põhjus, siis midagi on valesti. Ja ma hakkasin otsima tehnoloogilist lahendust, mis siis välistaks selle, et agent paneb selle kirja, vaid et seda teeb tehnoloogia. Ja ma sain aru, et inglise keeles ja hispaania keeles mul see lahendus oleks kohe olemas. Aga need väikesed keeled, milles minu riigid olid, siis Baltikum, Skandinaavia, ma ei saanud sellist lahendust osta. Ja ma pöördusin andmeteadlaste poole, et kas me saame seda teha. Ja sellest see kõik algas, loomulikult olid õigel ajal õiges kohas ka Tehnopol ja kõik teised inkubaatorid, et sellest see alguse sai. No väga lahe. Ma usun täiesti neid tooteid, mis ikka isiklikust sellist kogemusest välja kasvavad. Aga liigume siis Telia juurde, et Ulla, sina vastutad siis klienditeeninduse eest ja arendad seda igapäevaselt. Et Telia on tõenäoliselt ettevõte, mis väga palju tutvustamist ette ei vaja, aga võib-olla räägiks siis sellest, et kuidas on teie suhe tehisintellektiga ja eriti just klienditeeninduse vallas, et kas te olete proovinud paljusid erinevaid lahendusi, kui eksperimendialtid te üldse olete olnud ja kuidas teie klienditeeninduse kvaliteet läbi selle paranenud on? Et võib-olla ma alustaksingi sellest, et kui me räägime klienditeenindusest kui sellised ja klienditeeninduse arendusest, et siis see ei tähenda ainult kvaliteeti, ehk siis see ei tähenda ainult seda, et kui suur on teenindaja naeratus parasjagu või milliseid viisakusväljendeid ta kasutab, vaid ka sellest, et kas need asjad või teemad, millega kliendid meie poole pöörduvad, kas nad üldse peaksid nendega meie poole pöörduma. Ja siis tekib see küsimus, et võib-olla me saaksime midagi kusagil backendis ära teha selle jaoks, et klientidel oleks lihtsam, et see on ka tegelikult osa klienditeeninduse arendusest. Ehk siis reaalselt tehnoloogilised lahendused pluss siis see kvaliteet sinna kõrvale. Aga päeva lõpuks, mis meile kõige rohkem korda läheb, mis ongi Telia väärtuspakkumine tervikuna, ongi kvaliteet igas asjas, et me otsimegi seda kvaliteeti nii toodetes ja teenustes kui siis klienditeeninduses. Ja selleks, et teha
ütleme siis otsuseid, et mida parendada või mida paremaks teha, kuhu liikuda selleks, et meie kliendid oleksid õnnelikumad. Selleks me kasutame erinevaid automatiseerimistööriistu, lahendusi, aga Feelingstream iseenesest oli kindlasti meie jaoks väga uudne. Aga kui ma võtan nüüd seda, et klienditeeninduses ma olen absoluutselt nõus, kvaliteet on A ja O ja kõige tähtsam, et kas tehisintellekti toodetega ringi mängimine kuidagi ohustab seda kvaliteeti, sest inimene on ju teadupärast ikkagi soe, südamlik, mõistab sind, vastab sulle, on empaatiline, emotsionaalne, et kas tegelikult strateegiliselt minna rohkem sellisele automatiseeritud klienditeenindusele, et kas see natukene ohtlik ei ole sellisel juhul? Tegelikult vastupidi, et võib-olla see oht võib tekkida olukorras, kus on näiteks halvasti juurutatud chatbot, aga mida me räägime Feelingstreami puhul on tegelikult risti vastupidine näide, et see, mida ma olen kogenud CRM-idega, on täpselt see, mida Terje just rääkis, ehk siis CRM, isegi kõige automatiseeritud CRM, sellepärast et ka neid on, mis töötavad juba väga hästi tänapäeval, isegi seal alati jääb inimfaktor, ehk siis see kurikuulus other või muu teema, mis tuleb alati CRM-is sisse, on üks probleem, aga teine probleem CRM-idega on see, et me tõestame või siis vastupidi lükkame ümber eelpüstitatud selgeid hüpoteese. Ehk siis need valikud, mida see klienditeenindaja saab, kas siis mingisuguse linnukesega seal teha või siis kuhugi kommentaari lahtrisse kirjutada, et need otsused on enne ära tehtud, aga probleem on selles, et küsimused ajas muutuvad. Ja lisaks on see, et mõnikord me isegi ei tea, mis need küsimused peaksid olema, sellepärast, et me ei näe sinna selle sisu sisse ja me ei tea, mis on tegelikult see, mis klientidele korda läheb või vastupidi ei lähe. Et kuigi me saame datat analüüsida, sealt CRM-is seda datat välja võtta, siis see data on piiratud, mis tähendab seda, et CRM-i põhjal tehtud otsused on mingil määral ikkagi tehtud kurikuulsad kõhutunde pealt tehtud otsused, mis siis, et datapõhised, aga vähem selle põhjal, mis reaalselt toimus. Ja see on täpselt siis see koht, kus Feelingstream meid hästi edukalt on aidanud. Okei. Enne kui me selle koostööprojekti juurde või selle juurutuse juurde päriselt lähme, et sa mõnda asja küll mainisid, aga kui te selliseid tehisintellekt lahendusi nii-öelda vaatasite või olete ka kasutanud, et millised need sellised baasprobleemid või väljakutsed sellises suures ettevõttes nagu Telia ja selle klienditeeninduses on, mida tegelikult te soovisitegi tehisintellekti abil kas siis paremaks teha või lahendada? No number 1 kindlasti oli aru saada nendest teemadest, millega kliendid reaalselt kõige rohkem meie poole pöörduvad, selle jaoks, et nende teemadega tegeleda. Ja seal meil on päris toredad edulood seal näha, kuidas me oleme saanud neid teemasid vähemaks, parendada selle jaoks, et meie kliendid ei peaks enam üleüldse pöörduma selliste teemadega. Et võib-olla see on see kõige olulisem teema. Ehk siis kiiresti saada ülevaade, et millised on need peateemad ja reageerida siis vastavalt ja õigesti. Ja ka prioritiseerida, et aru saada, et need teemad, mida me ise ka ilmselgelt tunnetuslikult saame aru, et meil on laual, millega me peaksime tegelema, kõigega korraga ei jõua tegeleda, eriti just nimelt väga suures organisatsioonis on alati see prioritiseerimise küsimus, et siis prioritiseerimist aitab ta igal juhul teha. Ja just nimelt see vahe ongi, et võib-olla natuke sinna eelmisse küsimusse tagasi minnes, et kui CRM ei ole täpne, sest et seal on inimfaktor, aga kui me transkribeerime kõne ja analüüsime seda kõne, siis sealt on see inimfaktor vahelt ära võetud. Ehk siis, kui kalkulaatorit kasutad, siis ta ei tee sulle arvutusviga, et see on natuke sarnane. Ja, selge. Aga võib-olla sama teemapüstitus sulle, et tehisintellekt selliseid analüüstööriistasid pakub ju teadupärast sajad ettevõtted maailmas. Et kuidas te siis jõudsite Feelingstreamini ja milliseid ettevõtteid te võib-olla ka veel läbi käisite või milliseid lahendusi proovisite ja kuidas see koostööpunkt teil siis alguse sai? Just nimelt neid lahendusi on väga palju. Kui neid ringi vaadata turu peal ja otsida, siis üks on atraktiivsem kui teine, aga tegelikult Terje juba vastas sellele küsimusele ära, et Eesti ei ole kuigi atraktiivne turg ilmselgelt väga suurtele tegijatele ja siin piirkonnas meil Telia grupis ei ole mitte ainult Eesti, vaid on ka Baltikum ja Skandinaavia, et need on sellised väiksemad keeled, millel ei ole keskendatud.
Terje, kuidas sinu vaatest, et kas ma saan aru, et keel on siis põhimõtteliselt teie peamine konkurentsieelis? Kindlasti on keel meie konkurentsieelis. Me teeme küll inglise keelt, me teeme ka vene keelt, mis on ju väga-väga suured keeled ja liigume siit edasi ka poola ja saksa keele peale. Sellele vaatamata on see keelekomplekti omamine meie üks tugev eelis. Tihti selle regiooni ettevõtted vajavad grupiülest lahendust, mis tähendab siis seda, et me tahame seda rakendust kasutada nii Soomes, Rootsis kui ka Norras, et meil oleks sama pilt, me teaksime samu mõõdikuid püstitada ja selleks, et omada sellist nagu järjepidevust, et see on meie eelis kindlasti Skandinaavias. Väga hea, aga siis ühelt poolt oli väga konkreetne kaasus olemas, et oli vaja transkribeeritud andmete pealt teha ülevaatlikke ja kiireid otsuseid ja teil oli olemas see lahendus, et tundub nagu perfektne selline kombinatsioon ja põhimõtteliselt selline kliendisuhe oli nagu sisse kodeeritud ja ma saan aru, et nädala pärast siis kõik lahendus töötas. Tõsi, nii ta oli, et me läksime laivi 2019 1. jaanuaril ja siiamaani me transkribeerime siis kõnesid, mis tulevad Telia klienditeenindusele. Päevast number 1 ta hakkas tööle, iga kasutaja sai teha seal päringuid, et anna mulle kõned, kus mainiti ruuterit, mis on selline nii-öelda lihtne näide. Telia kõnedes paljudes on kasutatud sõna ruuter, aga see andis siis see ülevaate, mis kõnedes toimub. Ja nüüd see peamine kasutaja, kes kasutab analüüsirakendust, ongi siis kas tootejuht või protsessijuht, aga ka tiimijuhid, kes saavad siis aru, mida ja kuidas nende teenindajad räägivad. Et võib-olla selliseks nagu tõukeks saigi siis selline nagu ülevaade, et anda ülevaade, mis toimub ettevõtte klienditeeninduses, aga ka teatud sellised automatiseeritud tegevused, millest oli siin ka juttu, et paneme iga kõne järgselt paneme CRM-i siis teema ja memo kirja. No see tundub kuidagi selline hästi lihtsustatud vaade, et need asjad hakkavadki kohe nii kiiresti tööle, et kuidas kliendi vaatest oli, et kas päriselt ka kohe FeelingStream kasutusele võttes hakkas selline arukas ja meaningful nagu andmevoog sisse tulema ja te saite nagu päriselt hakata paremini otsustama selle baasilt? Eks kindlasti nagu iga toote juurutamisel võtab alguses natukene aega võtab arusaamine sellest, milline on üldse toote võimekus. Mulle meeldib öelda, et kõige kallim toode on see toode, mida ei kasutata õigesti. Et kindlasti me oleme samamoodi ka selle FeelingStreamiga koostöös, me oleme järjest arendanud neid asju ja järjest juurde võtnud neid teemasid, millega me tegeleme. Ja ka meil sisemises vaates, et tahaksin eriti rõhutada seda, et seda sorti analüüs tõepoolest ei ole oluline mitte lihtsalt sellest vaates, et kuidas me neid kliente täpselt teenindame ja kas see on hea või mitte, aga me kasutame seda väga-väga erinevates tiimides, seda väljundit siis üle terve Telia, alates sellest ruuteri näide, väga hea näide, mida me saime teha, me saime hakata tegelema proaktiivselt teatud tüüpi ruuteritega. Aru saades, et see on probleem ja see põhjustab neid pöördumisi, mis tähendab seda, et selle võrra hiljem meil neid pöördumisi oli vähem, mis tähendas seda, et meie klienditeenindajatel oli aega rohkem, et pühendada ennast klientide muudele muredele ja võib-olla tegeleda rohkem ja süvitsi kliendi teiste teemadega. Et alates arveldusest lõpetades väga spetsiifiliste tehniliste probleemidega. See on hästi hea, et te selle konkreetse näite, selle ruuteri näite sisse tõite. Et kas vastab tõele, et tegelikult kui selliseid nagu juurutusi tegema hakatakse, et viitegi nagu nii-öelda tehisintellekti sellise analüüsivõime ja sisse andmetesse, et tegelikult ei teagi, kust otsast see väärtus lõpuks võiks nagu välja tulla, et see võib nagu avalduda, ma ei tea, väiksemates vigade arvudes, ongi see proaktiivne selline suhtlus, mis tegelikult minimeerib sul lõpuks nagu kõnede hulka, mis sisse tuleb. Et kui teadlikud te tegelikult nagu päevast üks olite, et me lahendame kindlasti selle probleemi ära, aga neid probleeme me ei lahenda ära. No kindlasti ei olnud teadlikud lõpuni ja täpselt nii, nagu sa mainisid, et see väärtus alles kujuneb ajaga, see arusaamine kujuneb ajaga ja see on eriti oluline arvestades seda, et see ikkagi on uudne lähenemine, uudne tehnoloogia.
mis tähendab seda, et ei ole just kuigi palju kogemusega inimesi, kes oleksid sarnast projekti varem teinud ja suudaksid seda onboard ida juba teades, mis need potentsiaalsed väärtused võivad olla. Et väga sageli, mida me alguses pidime ka tegema, oli sisemiselt seda projekti müüma. Ehk siis, et laiendada seda inimeste arusaama ja mõttemaailma sellest, mida seda sorti lahendus meile tegelikult üldse annab. Et seda sorti kastist välja mõtlemine. Et see ei tähenda, et keegi ei olnud nõus seda tegema, vaid just seda, et kogu see mõttemudel pidi muutuma tänu sellele. Ma toon ühe näite, et tavapäraselt ongi siis niimoodi, et me tegelikult mõtleme, et me pöördume selle analüüsi rakenduse poole ja vajutame ühele nupule ja me saame teada midagi. Et see on nagu väga lihtsustatud lähenemine. Jah, seda saab teada, kui on keegi ette mõelnud, kui keegi on leidnud selle mustri ja keegi on mudeli ehitanud. Ja tavaliselt, kui me mõtleme müügipotentsiaalile, siis me mõtleme, et anna mulle kõik kõned, kus me oleks saanud müüa. Ja siis me teeme nagu paremaks, on ju. Et lepime siin kokku oma vahel, et Martin ütleb ühe lause, kuidas klient küsib, et ma tahan osta. Palun mul üks telefon. Just, ja Ulla ütleb ühe lause. Mulle meeldiks uus telefon. Ja just. Ja me juba 3 peale leiame 3 erinevat variatsiooni, mis tähendab, et kogu see variatiivsus, mis on, et inimene soovib midagi osta, tuleb nüüd üles leida, seda tuleb anda masinale, masin peab õppima sellest ja iga järgnev kõne saab siis prognoosi külge, kas ta siis on tõenäoliselt müügipotentsiaal või mitte. Ja selle peale läheb loomulikult aega, nagu Ulla ütleb siis, sellise AI juurutamisel organisatsioonis ei ole mitte niimoodi, et üks osakond ostab ühe rakenduse, analüüsib ja siis kõik laheneb. Kahjuks ei lahene. Lahenduvad asjad siis, kui ülevalt poolt tekib strateegiline vajadus. Meie soov on pakkuda head klienditeenindust või säilitada turuosa või suurendada turuosa ja sellest tekivad allapoole järjest ülesanded. Ja nüüd, kui me jõuame siis selleni, kes reaalselt seda ülesannet täitma hakkab ja kes hakkab selle eest vastutama, tekivadki sellised võimalused nüüd. Mul on vaja ühte mudelit, mis püüab kinni teatud signaalid ja nüüd see signaali kinnipüüdmine siis seda väärtust ei loo. Väärtuse loob ikkagi see, kui inimesed sellele mingisugused järgmised sammud üles ehitavad. Kas see siis on tagasihelistamine kliendile, kinnituse leidmine kuskilt arvetesüsteemist, et klient ostis, kas see on e-maili kampaania, kas see on iseteenindusse mingisuguse pakkumise ülespanemine, sellel on väga palju järgmisi samme, mida teeb inimene, seda ju enam tehisintellekt ei tee. Ehk siis meil on tehisintellekt, mis võimaldab teatud asju. Enne seda meil oleks olnud 10 päeva vaja teha tööd listidega, et luua e-maili kampaania. Täna meil on võib-olla see automatiseeritum. Ja see on kihvt näide, et jah, et teie siis omalt poolt just kui teete andmetega kõik selle töö ära, see info kõik saabub siis klient ettevõtte juurde ja tegelikult klient ettevõtte peab ju ise leidma need suurepärased lahendused, on ju, et kus on vaja inimsekkumist, kui palju ja kuna ja nii edasi. Aga see üks element, mis sa mainisid, on see, et tehisintellekt on igavesest ajast igavesti selline õppiv ja ise õppiv ja järjest targemaks saav. Et mis see siis päriselus tähendab, et mingi vahe tuli suure lainena, tulid sellised chatbotid on ju igale pool, iga veebileheküljes nad olid, et nad küsisid, kas ma saan sind aidata ja kui sa vastasid jah, siis ta ütles, et võtke ühendust meie klienditeenindusega või midagi sarnast. Et see on selline nagu väga analoog lahendus, et kuidas teie lahenduse puhul näiteks see tehisintellekti siis nii-öelda harimine või õpetamine käib, et kas seda teeb siis ära feeling stream toote omanikuna või kuidagi klient ka sekkub sellesse tehisintellekti parandamise või parendamise protsessi? No eks me tahame väga palju ise oma toote sisse ehitada, mis oleks selline üldistatav ja üldine, et näiteks meil on olemas siis selline mudel või raport, mis ütleb, et nendes kõnedes või nendes e-mailides ei öeldud kliendile tere või ei öeldud head aega sellisel viisil, nagu meie ettevõte on kokku leppinud. Ja nüüd, kui me toome välja siis selle, et nendes kõnedes ei öeldud, nüüd me anname selle teenindusjuhile teada ja teenindusjuht nüüd ise otsustab, mida ta teeb. Siis nüüd, kui me ütleme, et meie mudel tunneb ära sõna tere või tere hommikust, aga see ettevõte, ükskõik millise ettevõttega me tegeleme, siis tahab, et me ütleksime mitte tere hommikust, vaid me ütleksime tere hommikust, Terje.
siis see on koostöös kliendiga, et me tegelikult ei tea, milline on kõne alustamise viis selles ettevõttes ja see tähendab juba selle ettevõtte jaoks spetsiifilise mudeli loomist. Et see on see koostöökoht. Muidu meil on endal ka olemas mudel, mis tuvastab, et öeldi tere, aga tere võib öelda väga variatiivselt. Ulla, kuidas teie puhul oli, et kuna teie tegelikult aru saite, päeval 1 hakkas tehisintellekti ja andmeid analüüsima, et kuna te aru saite, et see andmeanalüüs on niivõrd hea juba, et selle baasil tasub teha otsuseid? Võrdlemisi kiiresti ikkagi, et ju just nimelt prioritiseerimise otsuseid, et see tuli, ma arvan, esimesena, et aru saada, millised tööd tuleb arendusse lükata kiiremini ja millised võivad veel oodata sellepärast, et valu ei ole veel nii suur. Et, ja siis läbi selle tervikuna mingite asjade kiiremini arendusse lükkamine, nende lahendamine omakorda võttis vähemaks seda neid tüüpi pöördumisi või neid tüüpi kliendi muresid või probleeme ja nõnda edasi, et selles mõttes, aga mida ma tahaksin võib-olla siia juurde öelda on see, et ega meie koostöö Feeling Streamiga tegelikult ei ole lõppenud, et see, et meil on see onboarding edukalt tehtud, see ei tähenda, et me nüüd istume ja siis kasutame seda olemasolevat mudelit, vaid me pigem siiski otsime edasi neid võimalusi, et kus on need kohad, kus me näeksime, et mingit sorti mudeli koostamine võiks meid edasi aidata, et kui me võib-olla praegu rohkem oleme keskendunud kliendi teenindusele klassikalises mõttes, siis kindlasti üks teema, millele me tahame edaspidi rohkem rõhku asetada, on ka müügi pool. Et millele võib-olla me ei ole seni niivõrd keskendunud. Kindlasti see koostöö on kestev ja kes teab, võib-olla ka mina ise olen siin istudes praegu piiratud ja ei näe, et tegelikult on olemas veel 3. või 4. viis, kuhu edasi liikuda. Ja, ehk siis, et sellise klassikalise juurutuse puhul, et selline plug and play juhtub tegelikult üsna kiiresti, esimene nädal, 2 andmed hakkavad jooksma, aga siis nälg nagu läheb järjest suuremaks, et sa tegelikult tahad veel targemaid otsuseid ja veel rohkem infot ja toodet veel paremaks teha. Ma küsin Terje sinu käest, et see kõik, mis te räägite, et see kõlab nagu selline 20-aastane kliendisuhe vähemalt, et te muudkui arendate koos ja õpite koos ja teete paremaks koos toodet. Et sa tegelikult oled ju ikkagi kasvanud selline startup ettevõtja või startup ettevõttest võib-olla nüüd selliseks juba kasvavaks ettevõtteks. Et kuidas see tegelikult teie nagu äri mõjutab, et kas te suudate onboardida väga palju selliseid nõudlikke kliente, kes tahavad ikkagi väga sellist sisukat toodet, et kuidas see teie nagu laienemisplaanidega kokku haagib? Väga hea küsimus ja tegelikult meie toode on analüüsi ja siis protsessimise toode ja iga klient võib seda rakendada omal viisil ja protsessida siis erinevaid tegevusi, mis ta siis soovib. Ma toon sulle ühe näite. Kui sina 20 aastat tagasi hakkasid kasutama Excelit või Wordi, siis sa ostsid litsentsi, see kestis sul 3 aastat ja sa ei kuulnud Microsoftist mitte midagi sellel ajal. Täna on Microsoft kuupõhise tasuga, mis tähendab, et sa iga kuu natukene maksad oma 10 ja siis ta annab sulle igasuguseid e-loenguid, ta uurib, kuidas sul läheb, ta tutvustab sulle uusi funktsionaalsusi ja nii edasi. Tegelikult ka meie toode on selline, mida kasutatakse kuupõhise tasuga ja me oleme kliendi kõrval kogu selle teeraja, ehk siis SaaS teenused suures ettevõttes nõuavadki sellist inimest, kes aitab sul sellest teenusest siis kasu saada või juurutada. Nii et mina olen oma mudeli ehitanud üles selliselt, et meil on olemas siis tooteplatvorm, mida me juurutame kliendi juures koos siis inimesega, koos onboarding spetsialistiga. Ja minu suurim vajadus siis ongi kaasata oma tiimi inimesi, kes siis on need tugevad analüütikud, tugevad visiooninägijad sellest, et mida klienditeeninduses veel teha saab. Ehk siis ma vajan inimesi, kes onboardivad kliente. Et see on minu ärimudel. No kõlab väga hästi, aga ma arvan, et liigume siis selle projekti pealt, mis te edukalt ellu viisite või viimas olete veel tegelikult. Liigume siis üldiselt sellise tehisintellekti tuleviku teemadele. Ja ma võib-olla küsiks kohe esimese sellise väga lihtsa küsimusena teie käest, et
et see andmete tark kasutamine, et see on kuidagi selline hästi nagu obvious suund, on ju, et kõik nagu lähevad sinna, kõik, ma ei tea, investorid investeerivad, startupid lahendavad, korporatsioonid võtavad järjest kasutusele, et seal kõik selline nagu liikumine nii-öelda toimub või kõik asjad nagu toimivad, aga mulle endiselt on jäänud see mulje, et väga vähestel juhtudel on tegelikult sellest tehisintellektist midagi kasu, on ju. Et sellist nagu päris kasu, mida on võimalik kuidagi pidi mõõta. Et klassikalises mõttes, et kui startup tuleb ikkagi investori käest on ju raha küsima, siis ta kindlasti mainib nagu kahte asja, et üks nendest on blockchain ja teine on tehisintellekt. Ja kui neid sõnu seal esitluses ei ole, siis see tundub kuidagi, et see on nagu selline tagurlik ettevõte, et sinna ei ole väga mõtet raha panna. Et väga vähestel juhtudel on seda AI-d nii-öelda nagu kasutatakse nagu päriselt väärtuspakkumise mõttes või sellise nagu tulemuse lauale toomises. Et mis see teie hinnang täna on, et kas täna on juba see hetk, kus tehisintellektil on mingisugune päris väärtus ka, et saab ikkagi sellise nagu ma ei tea, rahanumbri külge panna või efektiivsusnumbri külge panna või see ikka on nagu selline natuke nagu trendivärk, et proovime ja vaatame, mis saab? No mina arvan, et kindlasti saab juba rahanumbri külge panna, et kui me mõtleme selle peale, milline oli esimene jalgratas või et kui kiiresti kukkus kokku esimene sild, mis üle mõne jõe ehitati, et see on nagu paratamatu, aga iga järgmine sild oli järjest tugevam, iga järgmine jalgrattamudel aitas meid järjest kiiremini ja lihtsamini edasi, et samamoodi on ka igasugused, olgu see siis masinõpe või AI, kuidas me teda vaatame, sarnased protsessid töötavad, et mida aeg edasi, seda targemaks me saame, seda targemaks, seda rohkem me oskame kastist välja näha, neid võimalusi näha, mida kasutada. Kindlasti on oluline see, et AI üksi kohati võib-olla ei lahenda neid teemasid ära, see on ka see põhjus, miks me Telias 5G-st räägime väga palju, et selle jaoks, et isesõitvate autod saaksid üksteisega suhelda, peab olema ülikiire internet, selle jaoks, et nad suudaksid neid andmeid ilma viiteta vahetada, et need asjad toimuvad kombinatsioonis, et kui areneb mingi muu asi, et siis saab ka AI rohkem sellist võitu sinna juurde ja pinda, mille pealt kasvada, aga mina arvan, et me ei ole enam selle esimese silla peal, mis kohe kukub, et ma arvan, et me oleme juba sealt edasi jõudnud, aga ma lasen Terjale. Terje, ma arvan, et sina oled nende erinevate sildade peal olnud, et kuna te olete ikkagi, vähemalt siin piirkonnas üks, ma julgen öelda, pioneere selles valdkonnas, et kuidas teie hinnangul selline nagu AI teadlikkus nagu klientide mõttes on kasvanud, et kas see on kuidagi, kas nad saavad aru, et see loob meile päris väärtust ja kas teie, kui te kliendiga suhtlete, suudate kohe ka välja tuua, et me aitame teil nii palju kulusid kokku hoida ja nii palju rohkem teenida näiteks? Ma toon ühe mõiste sisse nimega data-driven decision making, ehk siis andmete põhjal otsustamine ja ma usun, et me kõik oleme viibinud tuhandetel koosolekutel, kus me räägime, et otsustame andmete põhjal, ärme otsustame kõhutunde järjel. Tellime siia andmeanalüüsi, tellime siia andmeteadlasi, võtame nad lausa meie ettevõttesse tööle ja siis hakkavad asjad lahendama. Ma tahan öelda, et nendes ettevõtetes AI väga hästi tööle ei lähe ja see põhjus on selles, et tegelikult me otsime ikkagi decision-driven andmemudelit, ehk siis eelnevalt tuleb teha otsus, mida me tahame otsustada ja siis me pöördume andmete poole. Ja see on tegelikult üks võti, mis määrab selle, kas andmete alusel tehtud otsused ka jõuavad reaalsesse ellu ja toovad meile optimeerimislahendusi, efektiivsuslahendusi, müügilahendusi ja nii edasi. Ehk siis, kui meil on olemas äriküsimus, me tahame suurendada müüki. Ja nüüd, kui me tahame suurendada müüki, siis me saame aru, et meil on vaja müügi suurendamiseks teha seda või seda asja. Ja nüüd seda otsust toetavad meil andmed. Siis see on edukas. Kui me lihtsalt ütleme, et meil on andmed, meil on üks list inimesi, kellele me võiksime saata oma müügipakkumise. Sorry, see ei hakka tööle. Me isegi ei tea, mis need inimesed seal tahaksid meie käest osta. Me isegi ei tea, kust me need inimesed oleme, kuidas andmed on kogutud ja nii edasi. Ehk siis algab kõik sellest, mida me tahame äriliselt saavutada, siis me teame klassifitseerida, millised andmed selle otsuse ümber peavad olema kaasatud. Kas meil need andmed on olemas, kui kvaliteetsed need andmed on ja alles seejärel tuleb siis
edukas rakendamine. Võib-olla ka siia juurde, et millised andmed ei ole olulised, et seda saavutada, et see on ka võib-olla üks viga, mida sageli tehakse, ehk siis üritatakse kas kõike korraga vaadata või siis, et üritatakse probleemi lahendada andmete põhjal, mis tegelikult seda probleemi lahendada, aga ütleme, leida mingisugust, aidata kaasa otsuse tegemisele andmete põhjal, mis tegelikult ei aitagi. See on see nagu see streetlight efekt. Kas te olete kuulnud seda anekdooti, et 2 inimest otsivad tänavavalgust posti all võtmeid pool tundi? Ei ole kuulnud, mina igal juhul. Tuleb politseinik, ütleb, et mis otsite? No võtmed kadusid ära, me otsime siit, no, otsivad koos pool tundi ja ei leia võtmeid. Ja politseinik hakkab küsima ka, et kus te siis need võtmed ära kaotasite? No seal kaugemal. Aga miks te siis siit otsite? No siin on valge, me ju sealt ei näe otsida. Mis tähendabki seda, et ka andmetega tekib see, et meil on need andmed täna olemas ja ega me ju siis ei mõtle, et meil on midagi puudu. Ja kui me nüüd hakkaksime mõtlema natuke ärikesksemalt, siis me ju saaksime aru, aga need andmed meil on puudu, meil polegi võimalik seda otsust õigesti teha. Okei, aga me võib-olla hästi palju oleme rääkinud sellest, kuidas tehisintellekti siis seal back-endis nagu andmete analüüsis nagu ära kasutada ja kuidas see reageerimine ikkagi tuleb nagu inimeste poolt. Aga tuleme võib-olla nagu futuristlikus mõttes natuke selle front-endi poole ka, et inimene hakkab suhtlema masinaga ja tegelikult andmete pealt tehakse automaatotsuseid ja asjad juhtuvad, inimene ei sekkugi sinna. Et kus teie näete esimese hooga seda kohta, kus tegelikult kogu selline, ma ei tea, äriline suhtlus näiteks on võimalik viia absoluutselt masinate peale, et see tegelikult ei peagi üldse inimreageerimist seal eeldama. Et klient helistab näiteks, kõnet analüüsitakse, müügiliid tuvastatakse, pakkumine saadetakse välja, klient teeb ostu ja delivery end. Et kui kaugel me tegelikult sellest olukorrast oleme või hetkest oleme, et kas on juba nagu töös või käib see juba niimoodi? See on töös, et ma lähen äpis, tellin omale toote, see toode pannakse mulle ostukorvi, ma maksan ja ma lähen tunni aja pärast ukse taha ja seal on mul Starshipi robot ja toob mulle selle kohale, et tegelikult kõik see toimub nagu juba täna. Väga paljud asjad, mis on hästi standardsed, ma tahaksingi öelda, et kasutame seal tehnoloogiat, sest kui meil on olemas, miks me raiskame selle peale inimest, kui me saame hästi standardiseeritud teenuseid luua inimestele ja nad võtavad selle hästi vastu, et see on nagu väga okei. Samas teatud sellised nõustamise, teatud tüüpi kliendi vestlused või kui me kliendi teenindusega piirdume, siis sellised nõustamise või soovitamise või probleemi lahendamise juhtumid ma siiski annaksin inimesele lahendada ja just sel põhjusel, et me täna ei näe, et tehisintellekt saab nii empaatiliselt aru selle kliendi soovist, nii tundlikult pakkuda erinevaid lahendusi või kaaluda siis ka erinevaid võimalusi. Kuidas Telias on, et kas te põhimõtteliselt olete juba näiteks inimesi teatud lõikudes asendanud masinaga? Eks me kasutame samamoodi chatboti, aga chatboti saab kasutada nüüd mingi maani, et kui me alguses rääkisime pigem sellest, et inimesed ei võta chatboti omaks ja ei taha chatbotiga rääkida, siis ma arvan, et praeguseks on pigem tekkinud probleem, et isegi kõige paremat chatboti inimene saab aru, et ta räägib robotiga ja inimesed ei taha reeglina robotiga rääkida, muidugi oleneb teemast. Aga et pigem see, mida me näeme Telias, on mitte niivõrd kokku hoida inimesi, vaid rakendada neid inimesi teistes kohtades, ehk siis rakendada neid seal, mis tagaks veel parema klienditeeninduse. Et pigem me just nimelt võtame ära selliseid tööprotsessi osi, mis on võrdlemisi, mis on automatiseeritavad, mis on sellised tüütud, mingid sorti käsitsi sisestamised, et seda sorti asju me eemaldame, aga jah, see ei tähenda kohe inimeste vähendamist ja isegi kui kusagilt see annab meile võimaluse hoida kokku tööjõudu,
siis arvestades tänapäeva Eesti tööturgu, kus tegelikult töötajaid on väga raske leida, kõik ettevõtted ja organisatsioonid ägavad selle all, siis automatiseerimine kui selline ei ole mitte nice to have ja ei tähenda, et lihtsalt seda, et me oleme kuidagi innovaatilised ainult sellepärast, et olla innovaatilised, vaid sellel on ka konkreetne äriline vajadus. Mitte lihtsalt kasumlikkus, vaid ka see, et meil lihtsalt ei ole teatud tüüpi inimtööjõudu nii kergesti ja hästi võtta. See on kihvt, et sa mainisid seda, et inimestele meeldib robotitega võib-olla rääkida mingi teatud teemadel. Ma tahtsin küsida, mis teemadel võiks nagu olla põnev masinaga suhelda või mis teemad need on, et kus inimesel on päris okei, et ma suhtlengi masinaga ja asjad saavad korda. Ei tea, näiteks lennukipiletite ostmine. Ja, uue telefoni ostmisest näiteks ikkagi tehnoloogiline värk, et robot teab paremini. Et sa küsid mingisugust lihtsat infoküsimust, mis võib-olla sa ise ei leia seda, mingil põhjusel ei oska otsida, ja sa küsid roboti, kes on ükskõik, kes sulle selle info annab. Et võib-olla need hetked, kus inimene ei taha nii väga robotiga rääkida, on see, kui inimesel on tekkinud mingi konkreetne mure või probleem. Ja ma olen absoluutselt nõus, et tegelikult küsimus on kiiruses, et kui see ongi lihtne mure, siis sul ei ole põhjust oodata, kuna sa ei saad inimese jutule, vaid sa saad nagu hästi kiire vastuse. Okei. Kuidas te ise näete, et me oleme täna rääkinud siis ennekõike sellisest klienditeeninduse vaatest, et kuidas seda on võimalik automatiseerida ja kuidas targemaid otsuseid seal teha. Et mis teie prognoosite, et kas see inimfaktor võib sealt täitsa ikkagi kunagi ära kaduda? Et on see nagu oluline või on see nagu eesmärk oma ette, et tegelikult oleks nagu äge, kui see kõik oleks nagu digitaliseeritud, tehisintellekt teeks otsuseid ja siis otsused oleks täpsemad, kvaliteetsemad, tõenäoliselt eksimuseks ei ole eriti palju ruumi, et on see nagu eesmärk oma ette või te tegelikult nagu arvestategi sellega, et see inimene jääb nagu nii sinna, et lihtsalt asjad muutuvad võib-olla natukene mugavamaks tema jaoks. Mitte lihtsalt mugavamaks, vaid kiiremaks ka, see on ka oluline. Meie rakenduse kasutusele võtmisel tihti ütlevad ettevõtted, et nemad soovivad kliendikontakte vähendada. Et palun otsige välja, millised kõned nad saavad edaspidi ära jätta. Ja kui me nüüd vaatame, et mis on siis kliendikõnede sellised peamised põhjused ja ma toon ühe näite Soomes ühest pangast, kuidas siis klient helistab ja ütleb, et tal on vaja koodikaarti nüüd vahetada, see iseteenindusse sisse logimise koodikaart. Tegelikult on seda võimalik uuendada ka tal seal samas iseteeninduses, kui ta nüüd sinna sisse logib ja teatud tegevused ära teeb. Aga inimesed ei leia seda üles ja seetõttu ka helistavad. Et kui neid kõnesid ei oleks, siis klienditeeninduse kõnesid oleks kohe teatud protsent vähem. Järelikult on olemas protsess, järelikult on puudulik protsess, kuidas täna klienti teavitatakse oma koodikaardi uuendamisest. Ja see on väga lihtne, et me sisuliselt leiame üles selle probleemi, kvantifitseerime selle, see on nii suur, näiteks 7 või 17%. Ja nüüd, kui ettevõte ütleb, et seda tuleks IT-arenduses prioritiseerida, selle arenduse kulu on meil, ütleme, 100 €, ulme number. Ja kui see oleks meil lahendatud, siis me saaksime kõnede arvu 7 või 17% vähendada ja selle tulu on suurem kui 100 €, mistõttu on see kasulik. Ja see on üks tüüpiline lahendus, et kuidas me saame kõnede arvu vähendada nendel teemadel, mida klient tegelikult saab alternatiivses ja odavamas kanalis juba täna teha. Just nimelt, et ka Telias meil on palju selliseid näiteid, et üks asi, mida me teemegi läbi selle, vaatame meie just nimelt iseteeninduskeskkonda, kas seda saaks kuidagi parendada sellisel viisil, et klient saaks lihtsamalt need probleemid lahendatud, mis neil on, sellepärast, et ega pöördumiste vähendamine ei ole ju teema omaette. Oluline on ju ka see, et kui klient pöördub, siis ju ta pöördub mingi probleemiga. Järelikult on probleem. Ja, väga hea. Aga selge, et iga podcasti külalistega me käime läbi ka sellise kindla seti küsimusi, et ma teeks seda teiega ka, sest meil on jäänud selline umbes 10 minutit veel eetriaega. Ja ma keskendukski võib-olla siis teie sellisele arendusprojektile, et mida te üheskoos kokku nüüd siin olete teinud. Ja võib-olla esimene küsimus olekski selline hästi soovituslik, et kui te nüüd peaksite andma ühele analoogsele ettevõttele, kes tahab samamoodi protsesse digitaliseerida, andmeid tehisintellekti abil analüüsida,
peaksite talle enne juurutust andma selline 2 soovitust kaasa, et siis mis soovitused te annaksite sellele ettevõttele, et millele ta võiks kindlasti tähelepanu pöörata? Mina soovitan ikkagi kogu organisatsiooniga läbi mõelda, mis on see peamine eesmärk, miks tahetakse tehisintellekti majja tuua. Kui see on klienditeeninduse valdkonnas, siis klienditeenindusel peab olema strateegiline eesmärk, et kas me tahame seda numbriline, hea oleks, kui oleks numbriline, et ka kvaliteeti saab numbriga mõõta. Et kas see on siis see, et me tahame kõnede pikkust lühendada, me tahame kõnedes tulemuslikkust suurendada, kas me tahame leida mittevajalikud kõned ja suurendada hoopis iseteeninduse kasutuslugusid. Ehk siis esimene soovitus ongi siis see, et olge väga hästi teadlikud, mida siis te tellite. Ja teine soovitus on siis see, et võtke teadmiseks, et AI tegelikult ei lahenda kõiki probleeme ära, et peale selle edukat juurutamist ei saa te ära suunata oma ettevõttest 10% töötajaid, vaid et pigem et 10% töötajatest tuleb suunata uutele, aga rohkem väärtust loovatele töödele. Seesama juurutusprotsess loob need töökohad, mis aitavad tuvastada neid valukohti, mis aitavad analüüsida ja seda nii-öelda kriitiliselt mõelda selle ümber olevaid äriprobleeme. See on väga vajalik. Selge, Ulla. Ma võib-olla ütleksin veel omalt poolt, et olles ka oma eelmistel töökohtadel erinevate juurutusprotsessidega palju kokku puutunud, siis kõige olulisem on see, et igasuguse uue lahenduse kasutuselevõtul peab olema organisatsiooni sees selle toote tšempionid, inimesed, kes müüvad seda toodet sisemiselt ja ainult läbi selle saab see juurutus olla lõpuks hea, sellepärast, et või ütleme, tuua seda oodatud kasu, sellepärast, et kui panna inimesed lihtsalt uut toodet kasutama, kuskilt ülevalt poolt öelda, et nüüd me hakkame seda tänasest kasutama, siis nendeni ei ole võib-olla veel jõudnud aru saama, miks me seda teeme, miks see hea on, mida me sellega saavutada tahame. Et kõik need protsessid sisemiselt enne igasugust juurutusprotsessi tuleb enne ära lahendada, enda jaoks läbi mõtestada, et kuidas seda muudatust juhtida. Järgmine küsimus on selline, et milline oli teie kõige suurem möödalask või ämber selle juurutuse puhul või millised olid näiteks teie mingid valed eeldused või sellised nagu false expectations, et kus see asi veits kiiva läks? Eks läheb erinevates kasutuslugudes erinevalt ja võib-olla ma siin konkreetselt Telia näitel ei tooks ühtegi esile, aga toon võib-olla ühest teisest projektist ja seal tegelikult juhtus siis selline lugu, kus me alustasime juurutamisega ja me ei jõudnud tippjuhtkonnani välja, mis tõttu tekkis selline ühe osakonna analüüsirakendus. Ja kuna see osakond oli selline suhteliselt marginaalne, siis tegelikult organisatsioon kasu ei leidnud. Ja see viibki sellise tulemuseni, kus siis üks osakond 2 kuud kasutab ja ütleb, et aga teate, et me analüüsisime ära, nüüd me rohkem ei taha analüüsida. Ja mõnes mõttes me tunneme, ise ilgelt piinlik on, kui sellised olukorrad tekivad ja me ka ei suuda sellest organisatsiooni kultuurist läbi ronida, et minna sinna kõrgemale levelile. Ehk siis seal ei olnud neid championeid, seal ei olnud championeid. Ja teie puhul, et Telias, kui te nüüd seda juurutasid, mis teie saaksite öelda, et oli selline suurim, ma ei tea, möödalask või ebaõnnestumine seoses tehisintellekti kasutusele võtmisega? Ma ei saa öelda, et see oleks olnud möödalask või ebaõnnestumine, et pigem just nimelt see mitte kõigi võimaluste nägemine, et rohkem laiemalt mõtlemine võib-olla, aga see tuli, lihtsalt võttis aega. Selge. Ja viimane küsimus, et milline tehnoloogiaime või lahendus lisaks tehisintellektile maailmas varsti tegusid hakkab tegema? Milline on järgmine suur asi teie hinnangul? Ma mainisin ära selle 5G kindlasti, mitte lihtsalt siis mobiilseks kasutuseks, vaid ka kodu interneti 5G, mis ka peagi tuleb. Ehk siis andmeedastuskiiruse selline meeletu kasv ja uued võimalused, mida see loob. Mis mulle endale isiklikult meeldiks, mida ma väga ootan, on Hyperloop muidugi, Elon Muski projekt, siis, et kiiremini reisida. Väga kihvt. Terje? Ma hääletaks ka selle reisimise poole pealt.
nii et praegu on siis ikkagi AI põhitrending värk ja jumal teab, mis tulevikus tuleb. Tõsi. Ja kas täna on siis tehisintellekt niivõrd hea, et te investorina investeeriksite sinna ka raha? Paneksite sinna ette. Terje käest ma isegi võib-olla ei küsi seda, et Ulla, kuidas sina tunned? Ma peaks ikka põhjaliku eeltöö tegema kindlasti, aga ma usun, et kui see eeltöö on tehtud, et siis see kasu võib ka olla eksponentsiaalselt väga suur, et jah, lihtsalt just nagu sa alguses mainisid, et blockchain'id siis samamoodi nagu igasugusesse krüptovaluutasse võib-olla investeerima ei maksa kohe joosta, et vaid enne eeltööd teha, et sama on ka AI-ga täpselt samamoodi. Ma arvan, et see on suurepäraselt kokku võetud ja ma arvan, et sa investoriga oleks väga edukas selles valdkonnas, sest sa oled kõik need sellised võimalused ja valud juba omal nahal läbi käinud, eks? Eks näis. Nii, aga ma tänan teid, Terje, ja ma tänan teid, Ulla, et tulite meie podcasti, et jagasite oma kogemust tehisintellekti vallas ja ma loodan, et teie arendus läheb muudkui aga edasi. Ja võib-olla mõne aasta pärast me saame rääkida siis uuesti ja kuulda, milline väärtus sellest tegelikult on välja kasvanud. Aitäh teile! Aitäh! Ja ma tänan teid kõiki ka kuulamast. Ma loodan, et te nautisite seda podcasti sessiooni ja ma loodan teiega kohtuda peatselt. Kõike head!